Et mina jätkan sealt, kust Reet pooleli jäi ja mõnda teemat võib-olla natuke toidu valmistamise koha pealt võib-olla siis täiendan. Aga olen Ülle Jukk ja igapäevaselt töötan Jõgevamaa koostöökojas siis erinevate toiduprojektide ja igasuguste muude asjadega ja muus elus olen ajaloolase taustaga ja viimase aja teemad ongi pigem nagu toiduajalooga olnud seotud ja suuresti ka siis selle piirkonnaga, mis jääb siis tänase Jõgevamaa alla. Ja teistpidi siis ma kirjutamiskirge rahuldan oma toidublogiga ja olen ka siis toidufotograaf. Et üsna niimoodi toiduga seotud inimene. Aga kui me nüüd selle Vooremaa juurde läheme, siis võib-olla enda kohta, et ma olen pärit iseenesest Jõgeva linna külje alt Laiuse poole ja Laiuse Voor on minu jaoks olnud hästi oluline koht, et kui võib-olla on selline, kuidas ma ütlen, on elus vaja järgi mõelda teinekord, siis Laiuse mäe otsas istumine, seal on üks, kunagi olid kontserdid ja seal nendest kontserditest on jäänud järgi üks selline puidust, niisugune põrand ja selle põranda serva peal on väga hea istuda, jalgu kõlgutada ja mõelda omi mõtteid ja vaadata hästi kaugele. Et see on nagu minu jaoks selline oluline koht. Aga kui võib-olla mõned kommentaarid sinna enne siis Reeda ettekande täienduseks, et tõesti see aganaleib on nagu olnud nagu nii märgiline ja sellest ka kõik võimalikud mälestused ju tegelikult räägivad päris kaua. Järelikult seda mälestust on antud kaasa põlvest põlve. Nii et ju tegelikult Jules Bertram kirjutab oma siis Põhja-Tartumaast kõnelevas raamatus, siis 19. sajandi 4. veerandi alguses, et kõige olulisemad toiduained või ütleme, et see vanarahva kõige olulisem toit oli leib, kapsas, silk. Ehk et leib, mis iganes kujul, kapsas oli see, mis oli võib-olla köögivilja võrdkuju ja nii hapukapsana kui ka selles mõttes värske kapsana, et nii palju, kui seda värsket kapsast sai süüa, eks ju. Aga et peamiselt ikkagi teda ju hoiti talveks, et kas siis hapendamine tegelikult on ju alles suhteliselt värske talurahva seas. Et pigem me loeme sellest hapukapsast, ütleme nii, et kas siis sealt mõisaköögist või nendest kokaraamatutest ja muidugi Eiseni kapsa kuivatamine, hapukapsa kuivatamine siis 18. sajandil. Aga kapsast ju säilitati iseenesest pigem siis sellise kupatatud peadena külmas läbi külmunud ja siis sellest tehti siis talvel süüa, et see niisugune meie kompel hapukapsas, kas ise teeme või poest ostame, et selline ribad ja kokku surutud ja et see on ikkagi, ütleme, et suhteliselt värske asi. Aga kui ma lähen selle kohaliku toidu poole, siit natuke see ekraan sööb ära, natuke on seal puu otsas või puutüve peal. Aga et miks see kohalik toit võib-olla täna meil on nagu nii oluline, on see, et ta on väga moodne iseenesest. Sellepärast, et meil loetakse nüüd CO2 jalajälge ja meil loetakse seda, et inimesed saaksid maal tööd ja et tegelikult ka üks väga oluline teema on see, kuidas seda loodust hoida, seda keskkonda hoida, et siin see 9. punkt näiteks, et ta ka soodustab sellist liigilist mitmekesisust, et kui näiteks enne oli siin juttu kõikvõimalikest toidutaimedest, ka metsikutest, et siis ütleme nii, et kui ütleme, et õunavõrdkuju võib olla täna Eestis võib-olla natuke varieeruvam, aga nii mitmelgi pool on jonakoldi õun, eks ju, et see on nagu ainus, mis on saada, et tegelikult peale jonakoldi on ju mustmiljon õunasorti veel. Ehk et võib-olla see niisugune kohaliku toidu väärtustajate roll on ka selles, et nad hoiavad ja õigemini taas avastavad neid erinevaid liike, vanu sorte ja nii edasi, et seal on ka tegelikult... Ütlen ühe lause. Eelmise aasta Äksi rohelaadalt, kus üks istikute kasvataja ütles, et
tal on hullu maja, sest et kõik nõuavad järsku Antonovkat. Et seda pole aastakümneid tahetud ja järsku nüüd on moes. aru saanud, et see on pärandsort ja see on nüüd väärtus, et sellest saab ainulaadselt, ma ei tea, mis õunakook ja kõik. No just. Et meil on olnud nagu sellist kultuurilist, ma ütleks, et nagu katkestus tegelikult päris palju selles kontekstis, et kõik see, mis nagu poest tuli, oli tohutult moodne ja uhke ja äge, aga et meil on endal tegelikult seda varasalve päris palju, mida nüüd uuesti avastada ja ütleme, et minul on ka mõne asjaga olnud selline kogemus, et kus on toidu valmistamine põlvest põlve mingil hetkel katkenud, ei ole enam tahetud või ei ole tehtud ja siis sa proovid uuesti teha, aga sa ei tea, kuidas ta maitseb või kuidas ta peaks maitsema, et kas ma teen teda üldse õigesti. Et siin on nagu hästi palju ka niisugusi aspekte. Ja muidugi see hooajalisus, mis on ju olnud meil aastaid nagu mantra, et sööme hooajalist toitu, et siin on ka ju omad reeglid. Aga mis mul praegu tuli meelde, enne kui ma pärast ära unustan, et pihlaka kohta neljapäeval siis restoran Vika peakokk Angeelika Uudeküll, keda me tunneme ju televisioonist ja nii edasi, et väga tore inimene ja tema tegeleb hästi palju ka niisuguste, kuidas ma ütlen, looduslike toidutaimedega, et kasutab neid ja avastab ja proovib. Ja minu jaoks oli tõelise vau-efektiga siis pihlaka noortest võrsetest, siis kui nad on, ütleme, et umbes sellised, ma ei tea, 5 senti pikad, need näpupikkused, mitte rohkem. Ja nendest keedetud siirup. Tähendab siis, nii nagu siirupid keedetakse, et suhkur ja vesi ja siis need samad pihlaka võrsed. Ja see tulemus oli selline nagu, just nimelt, ta oli sellise maitsega nagu, kuidas ma ütlen, see oli nagu mandliekstrakt või see mandli essents, mida poest osta, et oli hästi tugeva sellise mandli maitsega, et näed, jälle üks avastus juures. Selle kohaliku toidu fanaatikute koha pealt võib olla üks olulisi Näitiku vastu annate ringi käima, siis selle saate proovida neid õisitud. Nad on tõesti sellise mõru martsipani maitsega. Aga just, et see siirup oli keedetud nendest võrsetest, see on nüüd juba see pihlakas, mis juba õitseb ja on teistmoodi. Aga üks hästi oluline algus võib olla niisugusel, mõned nimed seda toiduga mängimiseks on 80ndate foodikultuuri teke. Ehk et inimesed, kelle jaoks hakkas toit olema midagi enamat kui kõhutäide. Ja just see ameeriklaste foodikultuur ehk et mindi reisima, otsiti uusi maitseid reisidelt, restoranidest ja ütleme nii, et see niisugune triibu ja täpi juurde tulek on suhteliselt palju ju ka sellest mõjutatud. Lisaks siis kõik võimalik selline toiduturism. Ütleme nii, et mis tänaseks võib olla, ütleme nii, et pigem on jõudnud sellesse faasi, et tahetakse seda kohalikku avastada, mitte nüüd seda, et kui ilusad need täpid ja triibud on sellisel võib-olla, ütleme, et kas rahvusvahelisel toidul või mingitel uutel asjadel, aga pigem on see, et mis on selle paiga, on ta siis, ma ei tea, riik, väike piirkond, küla, majapidamine, üks väike külarestoran, et mis on seal nagu see, mis on hästi kohalik, see autentne, et see pigem hakkab muutuma selleks, mida taga aetakse. Panin siia ka selle agroturismi teema, et iseenesest see on võib-olla isegi pikema ajalooga ja täna, ütleme, et see agroturism võib-olla Itaalias tähendab rohkem sellist maal majutust, aga meil mõistetakse agroturismi all pigem seda, et saaks tootjale külla minna, näha, kuidas seesama, ma ei tea, moosipurk valmis saab, mis kasvab ja nii edasi, et pigem on see, et tutvuda, mida kasvatatakse ja mida toodetakse, kuidas ja kes seda teevad. Ja panin siia ka niisugused viimase aja toidutrendide sellised punktid, et just nimelt, et see ümbruskonna toit ja võimalikult siis ka sellise kohaliku ja ühtpidi ka tervisliku toidu siis avastamine ja võib-olla ka niisugune lihtne toit, et see täpi ja triibuaeg tundub, et hakkab nagu vaikselt otsa saama.
eks oma roll ole selles ka nii-öelda selles majanduse üldises arengus, aga pigem on see, et sa tahad nagu seda päris toitu nii nagu ta võib olla, ütleme niimoodi, et tavaliselt võidakse teha, et ei ole niivõrd selline nii-öelda kosmosetoit, et pigem midagi taolist. Sisuliselt ongi täpselt needsamad märksõnad tagasi, mis siis 100 aastat pärimust tehtud. Just. Välja arvatud võib-olla innovaatiline pakendis. No jah, see on see, mis on juba toidutootega kaasas, et siis pigem ju söödi kas kõik ära, eks ju, et palju seda nii-öelda tooteks vormistamist ju oli põhimõtteliselt. Kuigi seal ühes minu tekstis oli ka need kooreribadest punutud karbikesed. Et seda ei saa ka üks ühele üle võtta, et nüüd hakkame kõik neid ribadest karbikese tegema, sest kui väga palju neid teha, siis ei tarvitsegi jätkusuutlik olla kõik need. Just, siis me hävitame midagi muud, eks ju. Just, et see tasakaal on nagu kõige tähtsam. Panin vahepeale ka kaardi, et kus me siin Vooremaal oleme. Et kõige lihtsamalt öeldes on see, et kõik, mis jääb Pedjajões siis ida poole, kõik, mis jääb Emajõest põhja poole, enne Peipsit, natukene seda Peipsi serva enam ei ole päris see Vooremaa, et siit ka need suuremad voored selle kaardi peal, et see piirkond hõlmab päris hulga kihelkondi, et siia jääb nii Laiuse kui Torma, kui Palamuse, kui Äksi, Maarja Magdalena, Tartu Maarja, Kodaverest võib-olla mingi hästi pisikene jupikene, et selle vanema toidutraditsiooni uurimisel ju ikkagi lähtutakse selles hästi palju kihelkondlikust printsiibis selle tõttu, et varasemad kogumised on ka seda pidi ja just see, mis on siis, kuidas ma ütlen siis enne teist maailmasõda, et seda poolt vaadatakse ikkagi rohkem sellise kihelkondliku printsiibi läbi ja siis tõepoolest juba see, et kus kohas siis täpsemalt midagi on üles kirjutatud ja kogutud. Mida lähemale tänapäevale, seda keerulisem see on, sellepärast, et inimesed on liikuvad, inimesed on kolinud ühest Eesti otsast teise, mõnikord ühest maailma otsast teise, et seda seost selle paigaga on oluliselt vähem ja selle tõttu ka tegelikult on raskem võib-olla aimata, et kas see, mis on võib-olla, ma ei tea, täna aastal 2024 kusagilt Maarja Magdalenast üles kirjutatud, et kas see kirjutaja on üles interjeeritav, et kas see interjeeritav on kohalik, kas ta on, ma ei tea, siin sündinud, kas tema vanemad on siit pärit või veel hullem vanavanemad. Et täna on seda oluliselt keerulisem teha kui varem, kui inimesed olid rohkem paiksed. Aga kui me sellest Vooremaast räägime, et ma panin siia mõned niisugused märksõnad, mis võib-olla võiksid seda piirkonda iseloomustada. Mõnedest on pärastpoole ka veel mõne sõnaga juttu. Et üks on kindlasti, leivast oli ka juttu, karask. Leivaga on nüüd selline lugu, et tõesti see Aganaleiva teema sealsamas Jules Bertrami Põhja-Tartumaa kirjelduses ta ütleb nii, et aganaleib hakkas kaduma kusagil 1840. aastatel ja et just nimelt need näljahädad, millest siin ka oli juttu, et kui olid need kehvad ajad, et leivas oli nii palju seda täiteainet ehk neid aganaid ja jumal teab mida, et leib tuli siis ahju pannes kokku siduda, et ta laiali ei laguneks. Pluss see, et ta oli nii kore ja okkaline ja niisugune terav, et umbes et laste väljaheited olid verised sellepärast, et kui ta käis nii-öelda läbi, et siis ta rappis kõik need sooled ära, et ega lust ja lillepidus aganaleib just ei olnud. Karaski küpsetati ka siis odrajahust, eks kindlasti mõnevõrra vähem ja ta ei olnud ju nii-öelda põhitoit. Aga täna annab teha karaskiga igasugused põnevaid asju. Siis üks, mis on väga tugevalt käinud läbi erinevatest mälestustest, on Kiisaga seonduv. Ehk et kui me vaatame selle Vooremaa piirkonna peale, et selliseid suuri veekogusid, ütleme nii, et kus saada soolakala, sisuliselt ei ole, eks ju.
ja soolakala siis silku toodi kas Põhja-Eestist, õieti Põhja-Eestist käidi siin või siis ka vastupidi, toodi siis kogu külale või käis ka kalamüüja. Et kuigi tegelikult kalamüüja kohta öeldakse nii, et kalamüüja käis nii kaugele, et päeva teekonna jooksul kala ei tohtinud hapuks minna. Et selles mõttes tegelikult see ei ole väga pikk, aga Peipsi järvest andis tulla küll. Ja Peipsi järves siis kiisk oli nüüd see, mida jäi kõige rohkem koha peale, sest parem kala ikkagi müüdi ülesostjatele linnades, et kui me siin 19. sajandist ka räägime, et kiiska siis tõepoolest müüdi talurahvale ja kõik see, mis selle kiisaga on seotud, et need mälestusi, need on tõesti väga palju. Küll oli see kiisk hapuks läinud mingil hetkel ja ka see säilitamine oli nagu oli ja see soolamine ja nii edasi. Aga tõepoolest, et kui räime nimetatakse Põhja-Eesti silguks, siis kiiska ja rääbis tegelikult ka nimetatakse siinpool silguks. Et see on niisugune üsna ühene. Kohalikud järved, see on huvitav, et nende kohta mina ei ole nagu lugenud, ei ole nagu näppu juhtunud selliseid mälestusi, kus oleks nagu räägitud kohalike järvede või kohalike veekogude kaladest. Väga üksikud. No seal on ka see, et mõina ajal pidas siis mõisnik ka seda järves olevat kala ette omaks. Täpselt nagu jahilgi. Jah, salapüük. Jah. Jõgedest küll hiljem on, ütleme 20. sajandi alguses väiksed poisid käisid jõgedest kala püüdmas, eks ju, aga siis oli juba see, et talumaa tuletusid jõgedeni ja nad käia ka oma jõest kala püüdmas. Aga et mõisa ajal tõepoolest, et ei ole seda. Et põhimõtteliselt oli 2 veekogu, kust siit poolt kala saadi, et üks oli siis Peipsi ja Põltsamaa rahvas ka sai Võrtsjärve poolt. Et seal oli siis need kalapüüdjad ja kalapüügiartellid ja mis iganes hakkas sealt siis tulema. Nüüd Uba ja Hernes on ka need põhitoiduained, millest süüa sai teha. Nüüd kartul, mis siis, ütleme nii, et jõuab tõesti sealt kusagil 19. sajandi viimane veerand on ta nüüd juba enam-vähem korralikult platsis, et enne seda sest kartulist on ka igasuguseid toredaid lugusid. Et ma nokkisin välja ka mõned niisugused mälestused ja näiteks Torma mõisast on 1820. aastal antud siis igaühele külimit kartuliseemet. Kartul kasvas ilus ja sügisel igaüks vaka. Kartul pandi kirsto ja rei alla seisma, ei ulenud ükski teda tarvitama hakata. Eks kevadeks oli külm kõik ära rikkunud, mõis andis jälle uue seemne. Et need esimeste kartulite söömise, esimesed kartulisöömise mälestused on nagu hästi vahvad selles mõttes, et kartul oli võõras, temaga ei osatud ümber käia, nagu suhkrugagi, eks ju enam-vähem. Et ei osatud ümber käia ja siis küll teda hoiti ja keegi käis kellegi tagant näppamas ja nii edasi ja lõpuks kõik siis mädanes ära ja kevadel hakkas kogu trall otsast peale. Nüüd supid ja paksud pudrud, et ütleme, et Jõgevamaa piirkonnale on hästi iseloomulikud kõikvõimalikud segasupid. Ükstapuha, et kas siis hapukapsa, herne, kevadel ka siis nõgese ja kõige sellise esimese rohelisega, köögiviljaga, hiljem kui piimaga läks juba lahedamaks, siis osadele suppidele pandi ka piima juurde ja teine igasugused paksud pudrud. Et siit mõned pildid pärastpoole siis ka nendest. Kaerakile, mis on olnud hästi ütleme, et võib-olla ka üks maiusroogasid. Ühtepidi maiusroog, teistpidi on ta olnud setutelju, matusetoit ja nii edasi, et kaerakilel on olnud ka väga erinevaid tähendusi ja ta on olnud tõesti kas selline tavatoit, rituaalne toit, et seal on jälle piirkondlikud ja ka ajalised erisused. Kaerakile kohta veel, et Peipsi ääres ju teda on ka nimetatud valgeks kisselliks ja ütleme nii, et kui me räägime selle sisemaa, siis see sisemaa on hästi-hästi lihtne.
Peipsi äär, kus maad, niisugust head põllumaad on vähe ja pigem elatati ennast kalapüügiga, köögiviljakasvatusega ja seetõttu tuli üsna palju toiduaineid osta väljapoolt, siis seal ka tegelikult see toidumood oluliselt kiiremini muutub. Sisemaal, kus põhimõtteliselt kõik asjad kasvatati ise, osteti ainult, ma ei tea, soolakala ja soola, et tegelikult see toidu varieeruvus on väga väike ja see jääb sisuliselt muutumatuks peaaegu sinna 30ndateni. Et kui samas näiteks sellised piirkonnad, kus tuli rohkem nagu väljapoolt osta, seal juhtub palju põnevamaid asju. Et ju öeldakse niimoodi, et talud osteti välja kartuliga, et kuna kartulit seal palju kasvatati ja samas, kui me räägime Lõuna-Eestis, kus oli rohkem linakasvatust, et siis osteti talud välja linast saadud rahaga. Et täpselt see, kuidas see põllumaa siis andis ja oli. Ja kui me nagu seda piirkonda siin mõtleme, et ma teen ekskursi hästi kiirelt veel päris vanasse aega, et see sama näljahädade ja ikalduste aegade vahelduvus, et näiteks põhjasõja eel enne suurt näljahäda, siis 17. sajandi lõpupoole loeti Laiuse kihelkonda ja ka Põltsamaa kihelkonda Põhja-Liivimaa kõige jõukamateks. Et ühesõnaga väga hea põllumaa, inimesi oli, ehk ühesõnaga oli elu ja tehti tööd ja kõike oli. Ja kui tuli suur näljahäda, Laiuse kihelkonna puhul just, et kui tuli suur näljahäda, kus kõigepealt ju oli ikaldus, mille tagajärjel polnud ju toitu, siis tuli siia Karl XII armee talvituma ja ei olnud võimalik, mitte selles mõttes, et armee oleks toidu ära hävitanud. Armee sai oma toidu siis sõjaväe tagavaradest. Küll aga oli see, et talumehed pidid vooris käima ja nendega seal sahmerdama ja nii edasi, mis tähendab seda, et neil jäid viljad külvamata ja saak saamata. Siis, kui Karl ära läks, siis tulid venelaste rüüsteretked mitu korda. Siis tuli veel 711-12 katt kõigele lisaks ja oligi see, et kõige jõukamast piirkonnast oli saanud Põhja-Liivimaa kõige vaesem piirkond. Et ei läinudki iseenesest palju aega vaja ju, ütleme nii, et sisuliselt, ma ei tea, 15 aastat ja kui oli olukord totaalselt muutunud. Nii et siin on tõesti nagu väga selliseid suuri muutusi toimunud. Need veretoidud on ka need, mida on ju söödud. Veretoitudega on nii, et verikäkki on söödud enamjaolt üle Mandri-Eesti, verivorstiga on siis natuke teistmoodi. Ja muidugi, kui oli võimalik siis juba nii palju piima saada, et sai hakata seda ka müüma, siis rohkem rõõsapiima söömist ka juurde, aga muidu ju ei olnud võimalik piima säilitada, mis tähendab seda, et hapupiimana niivõrd kuivõrd ja pidupäevadel siis tehti munavõid mõnest asjast veel. Ja. Panin siia mõned pildid ka juurde, oleks lõbusam, et üks on siis see vasakpoolne pilt, sellest ma võib-olla tahaks rääkida 3 sõnaga pikemalt, need on odrakaraskid. Ja minu siis vanaema, isapoolne vanaema olla siis teinud, minu ema siis tegi neid ka ja mina teen ka, on väikesed odrakaraskid. Et need on põhimõtteliselt siis pärmiga tehtud tainast hoopiski. Ja nende eripära on selles, et kui need karaskid on ära küpsenud, siis nad võetakse korraks ahjust välja, kastetakse puljongisse ja siis pannakse ahju mõneks minutiks tagasi. Nii et ta tõmbab selle puljongi endale osaliselt sisse ja ta on pärast selline pehme. Ja ma ei olnud seda mitte kusagilt kuulnud ega lugenud enne, kui ma samamoodi kõikvõimalikesse mälestustesse olin süvenenud, et ka tegelikult Sadala ja Laiuse pool on niisugasi karaskeid mainitud. Ja ühes mälestuses on koguni nii, et karaskid ongi sellised pisikesed. Et ta ei ole mitte selline kukkel, aga selline pisikene, et ta ei ole mitte mingisugune plaadi peale pandud või teine asi, et ta ei ole nagu ka pätsikujuline, et ongi sellised väikesed kakud. Sinu
puhtalt odrajahuga? Nisu ka, sest ta muidu ei kerki. Muidu ta jääb selline, ta on pärmiga küll tehtud, aga ikkagi odrajahu nii palju ei seo, et nisujahu peab sinna juurde panema. Ja parempoolses on iseenesest üks niisugune nisuleib, milles on nõgest pandud, et lihtsalt selle näitena, et kui te panete siis nõgest saia või leiva, siis te saate ilusad hallid plekid sinna. Üks, mis on muidugi niisugune mulgipudru tüüpi toit, et me küll tänapäeval nimetame seda kartulitanguputru mulgipudruks. Kas see nüüd on, minu meelest see ei ole nagu lõpuni ikkagi selge, et kas nimetus on sellest, et mulgid kaaperdasid selle või see tähendab segaputru, mis iganes, aga selline kartulitangu puder, kui sinna on peale pandud rasva või kõrneid, et ka see on tegelikult väga pika traditsiooniga toit, mis ütleme, et alates siis kartuli tulekust, ütleme, et me võime tänast nimetada päris pikaks. Et võib-olla ta algusest oli see, et kartulit oli vähe, tera oli rohkem ja võib-olla ka see kartuli maitse oli võõras ja selle kohta on mälestusi, et kuidas kartul oli kibeda maitsega ja võõras, et ega need kartulisordid, me ei tea ju ka, kuidas need tegelikult ju maitsesid, kas oligi ta kibeda maitsega või see lihtsalt sellele jutustajale või tema perekonna mälestuses oli nii. Just. Ja võib-olla ta oli roheliseks läinud, mis iganes, et me ei tea seda. Aga mingil kombel niisugune kartulitangupuder on sündinud. Või oli see tõesti see mulkide ehtsus, et ega ei lubanud kumbagi raisata, nii palju panid kokku, said rohkem. Paremal on paksud kapsad, mis on ka hästi tüüpiline. Näiteks meil tehti seda laupäeva õhtuti saunas tulles, sellepärast, et ta sai rahulikult haududa ja nii oligi. Aga vasakul pool on üks niisugune söök, mida on tehtud ka väga mitmel pool, see on siis kartuliriivkook. Ja seda on Põltsamaa pool tehtud, ma ei tea, kas siinpool ka. Selle kohta ei ole väga palju kirjeldusi, aga ma olen kuulnud inimesed, ma olen söönud, ma tean küll, mis asi see on. Ehk et toores kartul on siis ära riivitud, sealt siis vedelik välja niimoodi pigistatud ja pandud juurde muna ja jahu ja siis ka peale, kui on vähegi võimalik, siis soolaliha neid viile. Ja siis ahjus ära küpsetatud, et see soolaliha rasv ka siis läheb sinna kartulikoogi sisse. Et ta on natuke nagu omlett. Iseenesest, kui peaks siis täpselt nagu seda mälestuse teksti järgima, et ta oleks nagu põhimõtteliselt purustatud omlett. Või munapuder või midagi taolist. Ja ma leidsin Elisabeth Silla Koka raamatust siis 20. sajandi esimesest poolest sobiliku retsepti, kus põhimõtteliselt sa teed teda nagu, ma ei tea, Hollandi kastet või niisugust, võib-olla Hollandi kastmine kõige sarnasem. Ehk et paned koore keema, kuumutad ta keemiseni ja siis munakollased juurde ja nii, et sa kuumutad teda nii, et teda keema ei tohi lasta. Ja siis pärast ka võitükikesed veel juurde, nii et sa teed tast nagu sellise kreemi. Ja kui ta ära jahtub, siis ta on niisuguse munavõi nagu konsistentsiga, hoopis teise maitsega, kui see hakitud munaga munavõi. Ja ma ei ole sellist munavõi tegemise õpetust mujalt lugenud, et ma olen ka natuke teiste piirkondadega tegelenud. Mulkidelt ma ei ole seda näinud, Järvamaalt ma ei ole seda näinud, et need, kes on nagu enam-vähem niimoodi naabrid. Et lihtsalt ütleme nii, et sellest praeguse Jõgevamaa piirkonnast on näiteks Eesti Rahva Muuseumis ka hästi palju materjali kogutud, et võib-olla ka selle tõttu, et lihtsalt seda materjali on palju ja kuskilt on tulnud läbi, aga seda keedetud munavõid, ütleme nii, et see, mis ma ütlesin, et selline hapukoorega ja võiga või siis rõõsakoorega, et seda kohtab siinkandis. Et tõesti see Elisabeth Silla retsept on nüüd see, mis on võib-olla juba selline natukene arendatud ja linlikum, aga et ma arvan, et ta kusagilt selle algse ideega pidi saama. Kus näiteks Laiuselt Laiuse kihelkonnast on 37. aastal üles kirjutatud, et õuna ja marjasupi keetmine on meil tundmata. Ja Tormast on ka 37 üles kirjutatud, et marjad pole söögimajanduses mingit osa etendanud. Taludel olid üksikud õunapuud, mõisatel suured õunaaiad, kus ka pirnipuid söödi toorelt.
Et tõesti see niisugune Jõgeva ümbrusest on 87. 88. aastal, 1987, 88 hästi palju materjali üles kirjutatud ja seal on juttu sellest, kuidas sel ajal 80-ndatel kõik need töökollektiivid käisid siis bussidega metsas ja mis siis pärast kõik sellest tehti ja kuidas siis majandite suvilates siis keedeti moosi. Need on mõlemad sellest kodumajanduskoolide mõjust üsnagi. On ju kõik võimalikke kangeid napse tehtud ja likööri tegemine oli ju populaarne. Selles mõttes ka, et seda siis algmaterjali kehva maitset varjata, eks ju. Ühte poolt ka seda, eks ju. Aga ka see veini tegemine, et ütleme nii, et niivõrd kuivõrd, et ka tegelikult 20-30 aastatel ju nii palju, kui neid mõisa südamikke oli veel alles jäetud pärast siis reformi. Et siis ju tegelikult tehti mõisaperedes vein, aga taluperedes, ütleme nii, et see ikkagi oli vähe levinud. Aga siider on tõesti tundmata. Et see on üsna värske. Aga ma panin siia lõppu ka niisugused, kuidas ma ütlen, väga reljeefsed väljaütlemised mõnedelt, et Jaan Hünerson oli siis tollal 1915 selline, ütleme, et vägetäis võib-olla noorpoliitik või tänapäevases tähenduses. Ja tema siis kirjutas ühe pika artikli sellest, kuidas kõik, mis väljast on sisse toodud, on paha ja et võib-olla loen selle ülemise otsa ette, seal natuke läheb sinna puuotsasse tekst, et miks ei võiks eestlane rahvusliku omapäraga oma toitmisviisides ja abinõudes alal hoida, miks ühes oma kultuurilise arenemise, maitse peenenemisega, aga mitte oma keedukunsti arendada ning peenendada. Ja et väljas sisse veetavate vabrikus valmistatud toidumaterjalide asemele tuleks perenaisi õpetada kodus asemikke tegema nõnda makaronide ja nuudlite asemele. Ühesõnaga, seal on pikk lugu selle kohta, et kuidas kõik see on paha. Ja nüüd Elisabeth Sild, keda ma juba mainisin, tema siis Keedu ja majapidamisraamat, mis 1932 esimene trükk ilmus, tema oli, kuidas ma ütlen, selline, et kui seda raamatut lugeda, siis ma arvan, 32. Jah, et see on hästi põhjalik käsiraamat ja ma arvan, et me kõik häbeneksime pärast selle läbitöötamist ja oleksime veendunud, et meil ei ole ühtegi, et me ei tee ühtegi asja sobival viisil. Meil pole, ütleme nii, et tänapäevase Exceli tabeli teel käia proua. Aga ta ka ütleb seda, et selline, tema rõhub juba 30-ndate see ei ole kasinus isegi, aga kui me räägime üldistest sellistest toidu trendide muutustest, et siis ju 20. sajandi alguses hakkab vaikselt tulema taimetoidu teema sisse ja 20-30-ndatel ka selline majanduslik mõtlemine ehk, et peaks olema kõik ratsionaalne ja ei tohiks võib-olla tõesti minna väga selliste peente asjade juurde. Ja ta ütleb ka, et liigne toidu tarvitamine mitte ainult majanduslik pillamine, vaid ka asjatult suur energiakulu organismi elundeile ja kudedele. Sellest üldiselt ei räägita veel. Pigem, ütleme nii, et tulevad sisse sellised taimetoidud, toortoidud, aga need on natuke teises tähenduses, kui me need täna nagu mõistame. Ütleme, et seal oli väga ka radikaalseid taimetoitlasi ja hästi põnev teema, kuidas taimetoit tuleb ja see on veri ninast välja peaaegu, eks ju. Kui ütleme nii, et esimene maailmasõda pani sunniviisiliselt taimetoidu poole vaatama, kuna lihtsalt liha oli vähe ja linnades eriti oli see toidu hankimine üsna keeruline ja nii edasi, kõik muud teemad. Et siis pöörati tähelepanu sellele taimetoidule rohkem ja tegelikult ka Soome mõjul ja Soome-Rootsi mõjul, sellepärast et tolleaegsed siis need noored naised, kes käisid Soomes, Rootsis kodumajandust õppimas, tõid sealt need moed siia kaasa ja ka oma kokaraamatutesse.
Ja oli ka täpselt see, et kui siis need, ütleme, 1910–20, eks ju, pigem natuke kasinamad, siis läks kõik rõõmsalt edasi ja 30ndate teine pool hakkab väga tugevalt juba manitsema, et mida te nüüd teete ja miks seda kõike vaja on. Aga see viimane on minu meelest nagu kõige vahvam, et ühesõnaga hakati üsna halvasti vaatama ka sellele nii-öelda vanale köögile. Ja siin ongi see, et seni on tooniandev olnud vene köök ja saksa retseptid, millede gastronoomilistesse keerdkäikudesse on mõnigi perenaine pead murdes ja toitu rikkudes ära eksinud. Isegi maale on viidud kursuste kaudu säärast peenutsemist ja olukord on niisuguseks kujunenud, et seal ei kõlba enam ei tomat, kala ega kana süüa ilma, et neid poleks täidetud igasuguste sigri-migriga. Triibu ja täppi teema. Just. Et Adeline Tanbaum, kelle kokaraamatud olid ju väga-väga populaarsed, tähendab, tal läks lõpupoole üsna keeruliseks, sellepärast, et ajalehtedes on ka tugevat kriitikat tema siis koolituste kohta, seal õpetatakse liiga keerulisi asju, mida kunagi ei lähe vaja ja mis on ainult kahjulikud. Nii et siin on olnud nagu, ütleme, see on nagu nii tore, kuidas me mõtleme praegu ka, et me leiutame midagi uut, aga tegelikult on väga paljud asjad ära olnud. Me oleme jõudnud tagasi nende juurde mingisuguse kolmanda ringiga võib-olla ja kõik tiirleb, nii et ootame, mis järgmisena moodi tuleb. Nii, et mina siis lõpetaksin oma jutu siinkohal.